Teenuste müügiarvet saab SimpleBooksis sisestada, kui minna tehingud, müügiarved, paremal pool uus müügiarve. Alustame kliendi lisamisest. Minul ei ole ühtegi klienti veel andmebaasi lisatud, nii et ma saan kliendi lisada kohe siit müügiarve sisestamise vaatest. Samal ajal, kui ma kirjutan ettevõtte nime, kellele ma arve esitan, teeb süsteem päringu äriregistrist ja kuvab kõiki sobivaid vasteid. Teen oma valiku, vaatan, et andmed, mis tulid äriregistrist, oleksid korrektsed. Ning ma saan siin ära määrata selle e-posti aadressi, millele vaikimisi kõik müügiarved selle kliendiga seoses saadetakse. Arvenumber tuleb automaatselt vastavalt keskkonnaseadetele. Arve kuupäev on vaikimisi tänane, makse tähtaeg vaikimisi 2 nädalat. Liigume arveridade juurde. Sisulahtrisse ma kirjutan selle teenuse müügi, millega mul on tegu. Kui see hind on koos käibemaksuga, pean ma siin aktiveerima nupu hind koos käibemaksuga. Käibemaksu liik on 24% teenuste müük Eesti. Kogus näiteks on 5. Ühik on vaikimisi tükk, kuid selle saab siin vajadusel üle kirjutada. Hind kuvatakse ühe koguse kohta. Nii et siin ma näen, et arve summa on kokku 50 €, millele arvutatakse juurde käibemaks ja siis on eraldi rida arve kokku, mis siis hõlmab endast arvesummat ja käibemaksu. Kui mul on vaja muuta selle müügiarve keelt või dokumendi põhja, siis saan ma seda teha täiendavad arveandmed paneelis. Klikin paneeli lahti ning teen vastavad muudatused. Neid elemente on võimalik määrata ka otse kliendi kaardi peal, ehk kui tulevikus koostada sellele kliendile uuesti müügiarvet, siis on näiteks arvekeel juba vaikimisi inglise keel. Kui kõik tundub korrektne, saame müügiarve salvestada. Nüüd seda, millisena see müügiarve kliendile välja läheb, saame vaadata arveandmed paneelis, vaata arvekoopiat. Siin avaneb meile faili eelvaade.